millele kohalikud on nagu viidanud, mida me siin ise, kes siin igapäevaselt liiguvad, tegelikult nagu näevad ja eks selliste sekkumistega ma siuke eesmärk võiks olla ka, et noh, meelitada siia nagu inimesi, kes väärindavad linnaruumi ja lahendada võib-olla ka mõne probleemi ära, mis siin Aia tänaval on nagu kerkinud. Aga nüüd ma annan sõna Keskkonna Kommunaalametile, kes siis kirjeldab nagu täpsemalt ja eks siis huvilised saavad kuulata ja küsida, et mida ja kuidas siis täpsemalt. Jaa, tere, ma sinna ette ei lähe, mina ei ole linnaruumi ekspert, aga mina olen Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaasamise osakonna projektijuht ja olen väga tänulik, et te kõik olete siia täna tulnud. Täna siis Aia tänav nägi hommikul kell 12 välja selline. Ja ma ei teagi, milliseid tundeid see teis tekitab, minus ei tekitanud just kõige meeldivamat tunnet, ütlen ausalt. Oli siukene potentsiaalikas vaba ruum. Õnneks vedas ja autosid oli tol hetkel vähe. Ja selle Aia tänava, Suvetänava lahendusega on siis tegelenud juba minu eelkäijad. Üks nendest istub ka siin ruumis, Cecilia, ma näitan kohe sinu peale, sest et kui peaks olema mingeid küsimusi toimunud protsesside kohta, siis ta aitab loodetavasti meid hädast välja nende vastustega ka. Ja mis siis on selle Aia tänavaga vahepeal toimunud, on see, et kõigepealt eelmise aasta suvel tehti küsitlus, millele vastas 412 inimest, et anda siis sisendit selle Suvetänava kontseptsiooni loomisele. Ja septembris, 18. september 2024, toimus siis siin samas ruumis ka koosloome töötuba, et veelgi seda kontseptsiooni sisendit siis täpsustada ja laiendada. Täna oleme me jõudnud siis sinna maale, et valminud on Aia Suvetänava lõplik lahendus. See tähendab seda, et meie igasugune tagasiside korje on tänaseks lõppenud. See lahendus on välja töötatud, ta on läbinud mitu silmapaari, käinud erinevate ekspertide laua pealt läbi ja kui nüüd kõik läheb hästi, siis loodetavasti on selle Suvetänava katsetus sisendiks ka tulevastele tänava uuendamise võib-olla mõtetele. Aga kõigest sellest siis hakkabki teile nüüd lähemalt rääkima linnakeskkonna kavandamise disainer Hanna Veske. Palun, Hanna. Tere! Mina olen siis eskiisiautor, kes koostöös teiste ametnikega on pakkunud välja sellise uue lahenduse Aia tänava. Miks me selle Suvetänavaga siin üldse tegeleme, miks Aia tänav on sellepärast, et ta on vanalinnas selline natukene vaeslapse rolli jäänud tänavaruum, kus enamjaolt on mõeldud varasemas lahenduses ennekõike ainult sõidukite peale, seal on väga palju parkimist, seal on isegi sellist transiitkoridori natukene, seal puuduvad peatumist soodustavad elemendid ja ometi on seal tegelikult oma potentsiaali, sest et seal on ärisid, seal on toitlustuskohtasid, et tegelikult täna ka siin jalutades just mõtlesin, et siin oleks suvel oleks siin tegelikult väga palju potentsiaali, kuidas seda ruumi teistmoodi kasutada. Ja et kellele see Suvetänav siis mõeldud on, kui eelnevalt on tegelikult pigem sõidukitele orienteeritud, siis põhimõtteliselt kõigile. Mõeldud vanuses 8–80 iseseisvalt liikumiseks, lisaks sellele siis ka veel eelkooliealistele, lastele, noortele inimestele iseseisvalt, jalgratturitele pakkuda peatumiskohti, poodlejatele tekitada ka sellist hetke, et väga vahva, et ma istun siia maha ja vaatan siia sisse. Et tegelikult see võiks mõjuda ka äridele paremini, kutsuda inimesi rohkem sisse ja ma arvan, et see oleks ka turistidele sellisem, kuidas öelda nüüd, natukene parem sissekäik vanalinna. Ja kuhu me siis jõudsime oma kontseptsiooniga oli see, et me soovisime ennekõike tegelikult kasutada hästi palju olemasolevat
olemasolevaid elemente, mis on näiteks päris mitmed on sellised suured kastid on võetud Vabaduse väljakult endiselt. Neid on kõpitsetud ja tehtud neile natukene selline kena väljanägemine, aga et mõte on just see, et kuidas võimalikult väikse ressursiga saada tänavaruumi teistmoodi mõtestada ja siis veidikene nagu eksperimenteerida, et kuidas inimesed selle vastu võtavad, kuidas võtavad kohalik kogukond selle vastu, kuidas võtavad vastu selle inimesed, kes seda tarbivad teistel eesmärkidel ja et kas see tekitab sihukest veidikene suuremat elevust ja võib-olla muutub ka omamoodi teistmoodi sihtpunktiks praegusest olukorrast erinevalt. Et siin on siis loodud ongi selline lahendus, kus on, ma arvan, et see võibki võib-olla järgmise selle, paneme seda ma näitangi ära, need on need kuulikud põhimõtteliselt, et oleks suurem pilt olemas, et üksed 3x3 meetrit suurused sellised kastid, istumisvõimalusega. Ma mõtlesin, et ma leian. Mis on haivastatud ja samas pakuvad ka istumisvõimalusi. Osadel on puu sees, osadel on lihtsalt taimed. Kui see järgmine slaidi paned, siis see on selline nagu levotamise osa, kus on selline terrassilik laudis peale pandud ja siis on väljastatud tarbeaialike taimedega, näiteks saab restorani kõrval istudes saab võib-olla salati lähe noppida, natuke tilli peale puistada, vaidike peterselli, et ka võib-olla seda sellist restoranis käimise kultuuri natuke huvitavamaks ja mängulisemaks muuta. Ja siis on selline osa, mis on ka lautisega kaetud, kus siin peal saab niisama olla ja pikutada ja tahvlivärviga põhimõtteliselt värvitud selline osa, kus saavad lapsed neid kriididega peale joonistada. Ma küsin korra siia juurde kohe selle, et kas need kriidid peab laps ise kaasa võtma? Teate, kas see sõltub selles mõttes, et vaatame seda asja. Okay. Et miks mitte ka tegelikult võib-olla pakkuda, et esialgu nad võivad seal olla, et kui nad rändama lähevad, nad lähevad rändama, eks ole. Tegelikult see ei ole üldse halb mõte. Ja need betoonalused on toodud Vabaduse väljakult. Ma tean, et siin on veel kasutatud taaskasutatud lahendusi selle tänaval. No enamasti me selles mõttes ei tea, enne kõike me oleme lähtunudki, need on sellised põhilised objektid, et me oleme selle betooni jätnud selliseks nagu ta on, sellepärast et see näitab seda kihistuvust ja tegelikult tuletab meelde, et see on taaskasutatud element, aga laudis oleme siis nagu uuendanud peale, et oleks meeldib istuda, sest et see laudis on ikkagi oma elu täiesti ära jäänud juba. Aga eskiis ise on selline, et lahendus on siis alates Vanaviru tänavast kuni põhimõtteliselt siin selja taga olevale parkla sinna välja ning moodustub siis sükestest väikestest ruumidest nii-öelda, et kus ta on ümbritsetud, need on ka siis nagu olemasolevad linna sellised lillepetid, mida me kõik ilusasti ära oleme väljastanud siia, et tekivad nendest ümbritsetud ruumid. Lilleputide eesmärk on siis tegelikult üks asi on pakkuda siis sellist hubasust, ruumilisust tunnetust, aga teine asi on tegelikult sõidikute eest veidikene kaitsta selle ruumi tarbijaid. Ja siia on neid siis, siin on nagu näha ka need tindmärgid, eks ole, kuhu missugused elemendid on rajatud. Peaasjalikult olemegi kasutanud neid nii-öelda kaste, aga samuti on siin näiteks ka ette nähtud kogu see rivi esine on selline ala, millega tegelikult oligi väga suur soov tegeleda, et on täpselt selline kohtumispaik, ta on läbikäigupaik ja ta on see koht, kus oleks väga hea võimalus inimestel korraks peatuda ja pakkuda mingisugust muud väljundit, mis tõttu siis siia saigi selline nagu kõige suurem ala loodud, et lisaks on siin näiteks lauatennise väljak, siin on piknikupink ja piknikupink peab olema siin juures, et luua selliseid ruume ja lisanud oleme veel ka, et ka lastel oleks huvitav, looksime siis veel selliseid asfaldimänge, mille peal hüpata, keksida erinevad. Vahepeal küsimus, et miks need parkimiskohad sinna jäetud on? Ilusti rohealad, inimesed saavad istuda, lapsed mängida ja siis ei, autoparkimiskohad. Mis need üldse on jäetud? No me selles mõttes, et tahtsime leida keskteed.
et pakkuda ikkagi võimalust parkida või peatada lühiajaliselt, et kui keegi soovib siiski mingit äri külastada või siis isegi seda Rimi, või tööstusasutusi, et see on nagu see põhiline mõte, et ei hakkaks vastanduma. Ma saan aru, et Rimi on nagu äri, aga siis kui seal on mingid, eks ole, veibid, tätoveerimissalongid, kas see kontseptsioon vaadatakse siis ringi, et mida te poodlemiseks ja ärideks nimetate, ma ei oska öelda, kes need on just nagu turistidele mõeldud ja noortele, keda te ootate sinna mängima ja... Mõte on pigem see, et me oleme saanud luua natukene erinevaid ruume, niimoodi, et tegelikult saab ju ka Rimi külastaja parkida siia. Et see ei ole absoluutselt pikk distants iseenesest. Aga et see ongi nagu see mõte olnud, et luua seda sobistatust ka natukene. Ja, samas on siin Aia 7 on üsna suur park ja teine alles paaris, et ei ole üldse kaugelt sellest ringist. Ja, täpselt. Ja ma olen rääkinud selle liikluslahenduse muudatusega ära, mis on võib-olla siis ka selline, mis pakub huvi kindlasti, on see, et praegune olukord on nagu selline, et siit Inseneri tänavalt ei saa vasakpööret ei tohi teha, aga tegelikult ei ole tegemist ühesuunalise tänavaga, aga me muudaksime ta siis siit Vana-Viru tänavast kuni selle Kalev Spa parkimisplatsini oleks ta ühesuunaline ja miks ta nii kaugel on ühesuunaline on sellepärast, et me ei saa hakata eraparklat kasutama selleks teiselt poolt tulijatele selleks ümberpööramise kohaks, et siis jääb selleks Kalev Spa parkimisplats tegema. Aga Inseneri näitab ikkagi 2 nooli. Jaa, siin on 2 nooli. Ja siit saab minna siia ja siit saab siia minna, mis vahe on lihtsalt see, et siin on tehtud praegu kitsendus niimoodi, et siit mahub üks sõiduk läbi ja et iseenesest, et see ongi nagu parem käereegel, eks ole ju, et kui siit tuleb masin, siis tema laseb ta läbi. Ja alles on jäänud 2 parkimiskohta ning lihtsustamaks kogu arusaamist sellest uuest ajutisest kontseptsioonist on soov see maha markeerida, see sõidukite trajektoor sellise ajutise kollase teibiga. Et oleks, kuigi on ka nagu meil ka küsiti, et aga kui see on selline teip, mis võib-olla kohati tuleb maha, siis hakkab ketendama, siis tegelikult on vastus see, et esiteks on see eksperiment niimoodi, et me tahamegi näha, kuidas see toimiks üldsegi. Ja ruum on intuitiivselt loodud ikkagi niimoodi, et see sõiduk peaks aru saama, kuhu ta tohib sõita ja lisaks need hiilakotid aitavad ikkagi korralikult suunata korralikult inimesi nendest sõidukid nende jalakäijate ruumist eemale. Küsimusi? Kas see on nüüd nagu lõplik või siin seda saab veel kaaluda, et kas need parkimiskohad on, et mulle tundub, et näiteks see Pixilaud ise küll mahub sinna, aga mängijad tegelikult täna ei mahu, et seal oleks vaja natuke rohkem ruumi, et kui võtaks sealt auto ära, siis võib-olla äkki mahub sinna. Mis on ühe selle parkimiskoha laius ja kui laialt on see Pixilaud sinna pandud? Üle 3 koha ma vaatan, mis umbes. Ja selles mõttes, et tegelikult võiks ikkagi nagu mahtuma, et neid sai mõõdetud seal. Et vaadatud, ütleme nii, et see ei ole nagu eskiis tegelikult, et see on ikkagi selline, millisena nagu see tulemus nüüd tuleb. Et kuna meil on ka see, et me peame nüüd projekti üle andma, et seda hakatakse siis valmis tegema, siis siin ei ole selle ruumilisega muudatusele kahjuks aega. Aga rõõm kuulda, et vahepeal tahetakse parki. Jaa, selle üle on alati rõõm. Ma korraks küsiks selle Inseneri tänava otsa kohta, et seal on mõlemal pool teed lillepotid ja 2 suunda, et täna on seal juba üsna keeruline see keeramine, et kuidas see nagu, kas see ei tekita rohkem probleeme sinna? Aga see mõte ongi selline, et siit mahub ainult üks läbi, et see tulebki ainult keskelt tulla, pöörderaadiused on täpselt sellised, et siit peaks isegi mahtuma selline koobik ehk siis suurem sõiduk pöörama, mis tõttu ongi tegelikult siia. Muidu oli esialgu oli plaan see rivi siia panna, aga siin ongi tekitatud see ala, et ka suurem sõiduk saaks ilusasti ennast välja pöörata. Okei, aga kui nüüd üks tuleb sealt vasakult Vana-Viru poolt ja tahab Inseneri poole keerata ja teine tuleb? Tootab hetke.
ta laseb sealt inseneri täna lihtsalt. See on teil analüüsitud, et see toimib siuke lahendus? Kas on mingi variant paigutada ajutine liikluskorralduslik märk või suunis, et tähelepanu annad? Ei, aga see tuleb, selles mõttes siia tuleb see, mis nagu viib kokku, et täna, et kitsendusi ootab ees, et siia tuleb see täiesti arusaadav. Jaa, see on see liikluskorraldusmärgid tulevad ka, neid ei ole lihtsalt siia praegu peale võttud. Et ka märkidega on kõik ilusasti selgeks tehtud. Igati küsin, et päästeauto kõik on lahubis. Ja selles mõttes, et see lahendus on täiesti Tallinna Transpordiametiga koostöös tehtud ja nemad on selle üle vaadanud ja näidanudki timmida seda lahendust, et me oleme arvestanud sellega, et ei tohiks tekkida selliseid probleeme, just nimelt, et ka päästemasinad või mahab. Isegi praegu, kui sealt pudelikaelast tuleb mingi suurim kaubik, siis tal on sealt väljapööramisega väga suured probleemid. Ta sõidab ratastega üle kõnnitee, kui ta ei saa võtta paremale ja teha natuke suuremat kaart. Ja kui tuleb Päästeameti auto, mis on ikkagi veel suurem, siis ta sõidab sinna ninaga sinna lillepottidesse. Ma kardan, ega ma muidugi 100% ei tea. Tugev nina saavad. Lükkab lihtsalt. No tugev nina on veel kindlasti hea, aga põhimõtteliselt me sõitsime selle šablooniga läbi, ehk siis see peaks olema tehtav. Ja praegu ma kujutan ette, aga võib-olla need kaubikud, kes seal võib-olla sõidavad, nad kasutavad kõnniteed selle pärast, nad saavad seda teha. Aga et iseenesest, kui siin ikkagi väga madalal kiirusel liikuda, siis pööramine peaks olema täiesti tehtav. Seda kurvi ei saa kiiresti võtta. Aga kas seda on analüüsitud ka, kuhu see liiklus kõik läheb, mis praegu käib mööda Aia tänavat? Hästi tihedalt. Viru tänava poolt, Kalev Spa poole ja edasi. Aga see Viru tänava poolt Kalev Spa poole nad saavadki ju selles mõttes. Aga siis, mis sest Suve tänavast järgi jääb, kui on see aeglaselt liikuvate autode pidev roduna. Nüüd praegu käib siin ju väga tihe liiklus keset päeva. Ja kui jäetakse kõigile nendele autodele see sama ruum alles, siis ei ole Suve tänaval suurt mõtet, sest keegi ei taha nii tiheda liiklusega tänaval olla. No see on tehtud täna kell 12 ja liiklus ei olnud praktiliselt üldse. Ja see on tehtud täna kell 4. Ja ainukene auto, mida me nägime, oli see, mis Vana-Viru poolt just tuli. Et pigem oli nagu siukene vaikne. Millal te seda tihedat liiklust? Ütleme tööpäeval erinevatel aegadel, kui ma lähen jalgrattaga, tuleb ettevaatlik olla, et autosid on nii palju. Et selliseid momente annab tabada küll, et kedagi ei ole. Ma isiklikult leian, et kui on väike sõidukiirus ja sõidukid kasutavad seda sama tänavat edasi, siis see ongi pigem selline tegelikult hea näide sellest, kuidas ei pea tänaval otseselt eelistama ega teist, saavad kõik hästi hakkama. Et see võib-olla tegelikult olekski hea näide, kus saab sõidukitel säilida ruum ja saab ka jalakäijatel ja need, kes soovivad seda ruumi siis olesklekkiseks tarbida, peatumiskohaks kasutada, et ka nemad saavad seal selle enda soovi kätte. Veidike selle plaani pealt välja küsimus, et seal Kalev Spa kõrval, kas seal on ka edasi ühesuunaline või seal on kahesuunaline? See on nüüd niimoodi, et siin on üks park, üks vist ka lambipost on selle parkimisplatsi vahetust enne seda. Siis sinna peale tuleksid need suunamärgid, et ühele poole tuleks see, et sul on see lõpp ja teisele poole tuleks see, et on... Ei, ma lihtsalt küsin, et sealt läheb edasi kahesuunaliseks? Jaa, just. Ehk siis Kalev Spa parklasse on võimalik tulla mõlemalt poolt. Mõte ongi see, et miks ta nii kaugele ühesuunaliseks läheb, et nagu ma ütlesin, et me ei saa elavamaale suunata inimesi ümber pöörama, kuna see on tupik tänav, eks ole, nüüd ühel hetkel paariks kuuks, vaid me teeme seda siis seal, me olemegi mõelnud, et selleks on siis see Kalev Spa parkla ja nad saavad seal ennast päevadus ümber pöörata. Kui ma Kalev Spasse võiksin nüüd Aia tänavat tulema, vaid saan kanupid sisse keelata. Sa saad üldse tulla jala läbi kanuti parki. Kui ma mõni tuleb võib-olla nõmmel või ka, neist auto.
kui see Kanuti park juba ühe korra jutuks tuli, siis viimane on ilusamaks juba, eks ole, juba meil need noored kogunevad seal. Ja nüüd, kui tekib siia turistidele, lastele mõeldud mängualad, et kas on mõeldud ka, siis ma ei tea, kas see mupo käib või lihtsalt politsei, et kas seda patrullide sagedust, patrullide visiidi tihedust. Kas hirm on, et see Suve tänav toob siis Nad juba praegu kogunevad seal Reivi juures ja Rimi juures. Musumäelt Kanuti aeda ja Rimi või Prisma see 24/7. See on neil oma permuda või? Ja, ise võib-olla isegi rohkem linnaosaare küsimus, et ise ka liikudes pidevalt mööda siit Virust tulin ka sealt, eks ju, seal ütleme, noh, kuidas siis öelda, et kogunemine selles mõttes on aktiivne ja tegelikult päeval rääkisin ka nagu politseiga ja mupoga, et noh, natuke mitte otseselt nagu sellest, aga puudutasime neid laiemalt kogunemisi ka, et tegelikult noh, Musumäel 19. aprill oli juba nagu kogunemine, et selles mõttes jah, plaan on täiesti mustas seal juba, kui soe ilm oli. Jah, et noh, vähegi soe ilm olev, et selles mõttes jah, et olen politseiga rääkinud, mupo ka, et probleem on nagu teada ja linnaosana samamoodi tegelikult, et varasemalt on siin turvapatrullide teenust ka kasutatud, et erinevates siis parkides, kes siis käivad ka nagu silma peal hoidnud. Tagada, et oleks terve ja seal keegi sodi või lõhu. Teine küsimus veel, et selle plaaniga ei ole mitte ühte prügikasti märgitud. Seal on igast piknikud ja istumisalad ja... Aitäh, väga hea, aga ma entusiastlikult kohe, et tegelikult siia peale on tegelikult märkimata jäänudki paar prügikasti ja paar jalgratta parkimis väikevormises. Prügikast peaks vist iga selle istumisala juures olema, sest me panime ka trepi peale enda lillepotid, me iga päev koristan prügi, seda kasutatakse lihtsalt prügikastina. Kuigi üle tee vastas see Prisma 24/7 ja ka selle volikogu nurga peal on prügikastid olemas, aga keegi vaevu sinna minema. See on väga hea tagasi. Ja nad istuvad seal meie trepi peal ja alkoholi tarbimine tulevad poest ära välja ja kohe avatakse pudelid, see on igapäevane. Nii et kuidas te tagate, et seal ei koguneks need alkoholijoojad? No, me ei saa otseselt seda tagada, aga tavaliselt on see linna planeerimise selline nagu mõtteviis, et kui tulevad natuke teistsugused inimesed, kui näiteks ainult alkoholi tarbivad, siis alkoholitarbijad lähevad eemale. Nagu kui on vastupidi, need valutavad selle koha ära, siis ei tule teised. Alkoholitarbijad ei lähe mitte kuhugi. Täpselt. No tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui kohale tulevad lapsed ja tulevad emad, siis mina olen näinud just vastupidist sellist olukorda, et alkoholi tarbivatel inimestel on vaja pigem natukene seda privaatsemat tsooni ja neil hakkab juba alkoholi laste ees läbi, rääkimata sellest, et emad suudavad päris kõva häält teha, neile meeldib, et nende lapsed oleks ikkagi natuke teistsuguses keskkonnas. No hea näide on tegelikult ju kogu Baltijaama piirkond, mis siin 15-20 aastat tagasi, kui mina väikse pönnina sealt tulin, ei olnud kõige meeldivam paik, kus bussi peale minna, aga nüüd, kui see on korrastatud ja kaunis, siis see tõmbab ka teissugust rahvast ligi. Toolikute kambad, laotunud selle ilusa väljaku peale. Minu arust nad on aina kaugemale kuidagi liikunud. Näiteks ma olen ise kalamajaani, siis ma tean seda väga hästi, et minu arust see on täpselt muutunud hoopis selliseks, et seal saavad kõik väga hästi ühes ruumis eksisteerida. Seal ongi natukene selliseid inimesi, kes siis hommikust saadik võib-olla joovad alkoholi ja samas seal kõrval on juba natuke teistsugused inimesed, et minu arust nagu Kalamaja päris hea näide, kuidas selline koos eksisteerimine on täiesti võimalik ja ma saan sellest murest väga hästi aru. Me ei saa midagi garanteerida, aga me saame loomulikult seda, et ma ütlengi, et me saame seda ruumilise sekkumise eksperimendina põhimõtteliselt jälgida ja vaadata, kas see võib mõjutada hästi positiivselt või mõjutab negatiivselt, tõepoolest. Aga me saamegi siis vastavalt ka tõenäoliselt reageerida, nagu siin oli juba juttu, et on ka mupo politseiga räägitud. Mupo siiski reageerib ja tuleb kohale siis, kui on probleemi. Kas mina kahjuks ei saa seda vastata? No me oleme suvel helistanud ja see võtab nii kaua aega, seal tunni või kahe pärast tulevad. Mina ise arvan, et tehke kõnesid julgevalt. Ei, tasubki teada, et ega see nagu teisilt ei tule ja
eelmise suvega võrres vahepeal on Mupol 6 juhtunud. Eks see nagu on, et tuleb olla ka linna poolt nagu valmis ka selleks ja koostöö politseiga, et ikkagi jälgida, mis siin nagu toimub ja et heast asjast nagu... Ma küsin võib-olla niimoodi, kui see Suvetänav meil nüüd käima läheb juunist, augusti lõpuni. August kindlasti võib-olla siin septembris. Kas me selle Suvetänava perioodi jooksul, mismoodi me selle tänava toimivuse kohta mingit tagasisidet korjame või ei korja? Mis me saame teha, on, et me oleme loonud selle Laia Suvetänavale Tallinna kaasamise platvormile projekti veebi. Siit QR-koodist pääsete sinna, muidu on see tallinn.ee/aiatänav tõhen. Me saame luua sinna sama projekti veebilehele sellise tagasiside vormi sellisel kujul, kuhu saabki siis anda sisendit selle kohta, et mis on hästi ja mis on halvasti. Mis on murekohad, mis ei ole, sest et kuna ta on, nagu mainitud juba mitu korda, ajutine ruumiline sekkumine ja lahendus, siis see ongi see kõige parem koht, kus me saame omavahel kogu aeg hoida seda nii-öelda jälgimise all. Et ilmselgelt Hanna ei hakka iga päev siin tänaval istuma ja olukorda vaatama, aga teie, kes te siin olete, kes te siin käite, kes te märkate, siis me saame luua selle tagasiside vormi, kus me saame hoida korralikult silma peal, et mis need nagu rõõmud ja mured tekivad. Jah, tegelikult on ka see, et sinna võib avase pilte panna üles, kui on positiivsed näited tuua, miks mitte ka neid, eks ole, aga ka negatiivsed välja tuua. Pigem ongi see, et õudselt tahaks just üles koostada väga positiivset tagasisidet anda, et näha, et ikkagi, et oi, vau, et tegelikult teemid päris toredasti, et see on alati väga teretulnud. Me saame selle vormi kujundada nõnda, et ainult positiivne tagasiside on põhiliselt teretulnud. Aga ühesõnaga panen selle kirja, teeme ära. Suvetänav läheb käiku, siis avame selle vormi seal lehel, kuhu saab jätta oma tagasisidet. Et kui me näeme ikkagi, et esimese 2-3 nädalaga on olukord selline, et seal on murekoht inimestega, kes võib-olla ei sobi siia keskkonda kõige paremini, siis me saame sellega jooksvalt tegeleda. Kuidas on läbimõeldud see taimehoole ja et see kõik seal nagu kena ka välja näeb, mitte et... Meil on täiesti hooldusosakonnal on see eelarves sees ja käivad ja kostavad ja toimetavad. Koristavad. Ja koristavad, see. Keskkonna- ja Kommunaalameti rajamise ja korrashoiu osakond. Just, et peaks olema selles mõttes, et see hooldus peaks olema tagatud. Mina korra küsiks, et kuidas on lood valgustusega? Või et me mäletame, et lihtsalt koosloome töötoast selliseid huvitavaid mõtteid, et valgustusega saab ka ikka seda huvasust ja kõike luua, et on nüüd mingi... Ja see on väga küsimus ja tegelikult meil on endal hästi kahju, et me ei saanud see valgustust lisada, sest et just see augustikuu õhtul oleks väga sume ja kubane ja vappa, aga kuna selle jaoks oleks vaja olnud teha eraldi elektriprojekt, siis see oleks läinud juba ajutise lahenduse jaoks natukene liiga keeruliseks. Ja sellest on väga kahju. Et meil endal ka, kuna see oleks nagu üks asi olnud, mis oleks aidanud sellele kobaloomele väga tugevasti kaasa. Aga võib-olla, ma ei tea, järgmistel kordadel äkki õnnestub seda paremini lahendada ja või siis kui tuleb välja, et see on hästi positiivne, mis me siin teeme ja soovitakse, et see ka isegi püsivamaks, siis annab seda kindlasti organiseerida. On veel küsimusi? Mõtteid? Või oleme mõtetega juba Suvetänav? No väga hea. No see organiseerimine on hästi keeruline, ma kujutan ette seda. Et kes siin elavad, need teavad täpselt, mis siin toimub. Mind ei kutsu siia ühtegi, ma ei tea, kuidas need nimetatakse, need söögikohad. Mitte ühte ei kutsu sööma, ma olen nad kõik läbi jalutanud. Ja see seltskond, kes siin käib, elage siin nädal aega või käige õhtuti söömas siin, istuge siin, nautige ja siis kui 4-5 tagasi tulete, siis on need osaliselt lillepotid pikali ja nõnda edasi. Et see valve ressurss, mis siia läheb, on üsna suur. Aga kuskilt tuleb alustada, see on ka õige.
Sander, kas see on midagi, mida me saame kesklinnaga eraldi kuidagi arutada, seda valvet ja vajadusi? Eraldi arutada, et tuli ju tegelikult nagunii me suhtleme selle teemal juurde. Ühesõnaga, linnaosavalitsus ja Keskkonna Kommunaalamet teevad selle osas natukene mingeid läbirääkimisi ja vaatavad, mis kõige paremad variandid on, mida me saame võimaldada. Ja raske, neile tuleks igavene keeld vanalinna kehtestada. Ma arvan, kõik, kes siin elavad, teavad seda ja on sellega nõus. Aga selles mõttes on see nagu väga õige, et tegelikult, et ega see praegune olukord siin kõikides ei kutsugi nagu külastama, et võib-olla see on just see, mis aitab selle positiivse arenguga kaasa ikkagi ja ongi, kus me peame alustama. Tuleb ära proovida. Ehk siis peame õige tänava valinud. Teine asi, siin olid ju need elamud, üks maja oli siin samas, see sai maha lõhutud oma ajal, hästi ilus maja, sa Tiina mäletad. Muidugi. See sai maha lõhutud, kuna algasid olümpiamängud ja siis oodati väga palju külalisi siia ja nad kõik pidid saabuma siis taksodega ja autodega ja linn otsustas kõik selle platsi puhtaks teha siin. See oli väga ilus maja. Et ajalugu ei ole kuskist otsast, et ajaloolasi ei ole kaasatud siia võib-olla veel. Teine maja on uus 14, mis oli kapremondis 80-ndatel. Seal oli väga ilus maja, kahekordne, mis läks vist nädalaga kopp ja see. Ja terve ilus puitkvartal läks, kui hakati kaubahalli ehitama. Ja mina elasin siis ka siin. Kaubahalli seinast oli minu korter 5 meetrit ja sõbrad Pagari tänavalt kolisid mu lihtsalt ära, kuna oli vaja soomlaste järgi teha nuhklimispunkt. Nii et see käis väga kähku. Ja nõnda edasi, see teema läheb praegu välja siin. Ja Neiul on vist teema kohal küsimus ka. Kusjuures on väga hea punkt see ajalooline taustada Aia tänavalist, kui me seda projekti siin päris aasta aega tagasi alustasime, siis me tegime tegelikult tihedat koostööd ka Tallinna linna muuseumiga. Et vaadata, et kuidas me saaksime just seda ajalugu, mis kõik sellel Aia tänaval on olnud ja see on nii rikkalik ja kõik need arhitektuurid. Ja kõik see, et kuidas saaks seda ka tuua sinna kuidagi ekspositsioonina või midagi sinna. Sellest võiks seegi kirjutada. Kas siia tänavale mingi kunsti on planeeritud? Kunsti. Mingid väljapanekuid, näituseid, vabandust, ma lihtsalt mulle väga meeldib. Kui on tänaval mingi kunst või väljapanek, mulle tohutult meeldib, ma olen fänn. Seda otseselt ei ole. Me oleme taimevalikuga selles mõttes lähtunud ikkagi sellest, et siin ongi tarbeaia taimi on ja on marjapõõsaid lahenduses. Kas tulevad sildid juurde, et millega on tegu? Ma arvan, et punase sesta tuleb kõik. Loodetavasti. Aga lihtsalt tuleviku jutust läbi käis, et võib-olla see aasta ei jõua, aga edaspidi, et kui projekt õnnestub ja me tuleme siin septembris arutame, et tegelikult läks nagu hästi enam-vähem, et kas siis see mingi ajaloo tutvustus või nagu ka see lugu, et mis Aia tänaval nagu varem on, lihtsalt mõttena kaasa, et tulevikus võiks siis ka. Päris huvitav oli sellest näiteks. Jah, Bastioni vöönd on siin taga, millest hiljem tegi, linn korraldas prügimäe. Aga see on kõik siin taga ju olemas, eks. On üldse mitu lahendust. On üks vahel, vabandust. Ma lihtsalt praegu siin, kuna siin üks mees meenutas kadunud asju, siis mul tuli lihtsalt tahtmine öelda, et on 2 võimalust. On võimalik igasuguseid kaste laduda laiali ja öelda, et issand, see on tore. Aga teine võimalus on, ja mina valiksin selle, millest siin üldse juttu ei ole ja läheneksin Aia tänavale teisest otsast ja kujutasin ette, kui sellest asjast üldse rääkima hakati suvest Aia tänaval, siis kasutatakse ära seda potentsiaali, mis siin on. See tähendab seda, et õu, milles on Tauno Kaungra ateljee, avatakse väravad ja seal on kogu aeg õhtul ja öösel, palun väga, öö otsa kuni Koiduni, lõkketule ääres, igasuguste asjade tegemised, päeval stuudiumid, näitused, kõik võimalikud asjad. Kõik need lapsed,
kes tahavad joonistada, saavad seal joonistada ja voolida, nad ei pea seda tegema selle mõttetu tänava ringi peal. Järgmine õu, teeme ukse lahti, on Kösteri see joonistustuudio ja muusikamaja, iga õhtu jämm ja kõik muud asjad. See on ehe asi, mis siin on olemas. Ühesõnaga, seda tuleks võimendada ja saada see elamus suveks, sest et talvel seda ei tee. Talvel nendes õuedes on lumehang ja liivaämber. Aga suvel on nad meeletult hea võimalus teha imelisi asju. Ja selle tõttu panna see Aia tänav nii helisema, et hakatakse järgmist suve juba endale planeerima. Aga ma ei usu, ma vabandan, ükskõik kui ilusasti on modelleeritud need betoonpuutkastid, et sellepärast keegi siia tuleb. Vabandan. No saab olema üks põnev eksperiment igatahes. Aga siin potentsiaal on olemas. Potentsiaal on olemas ka selle sama maja ümbruse ja aiaga. See, millest muidugi siin Urmas rääkis, mis on suur kadu, millest on väga kahju, on see puitkvartal, eks ole, mis oli ime, aga me ei saa tagasi leenata seda, mida ei ole, sest et see oli selle tänava dominant tegelikult. Minul oli sibulat vaja, siis seal olid kartulipeenrad, lillepeenrad. No seal oli elu. Elu käis, eks ju, see oli nii vahva ja ma läksin sealt nokkisin mõned sibulad ja keegi ei tulnud. See oli tore. Keskkonnaga on rohkem põldusi. Mustlasi ja kõiki, see oli lihtsalt elus. Aga mul on kahju, et selles praeguses lahenduses seda olemasolevat ja tõesti vahvat asja, ma mõtlen seda kunstistuudiot ja muusikamaja ja kangroateljeed, ühesõnaga, mida võimaldab nende baas, et sellega ei ole üldse arvestatud. See mulle ausalt öeldes väga suur üllatus. Need on eraomandis, nad ei ma kujutasin ette, et need on dominandid, mille põhjal hakkab kõik arenema. No õnneks on see, et meil on linnakavandajad, kes teevad kõigest, mis vähegi võimalik, parima võimaliku lahenduse. Ja ma arvan, et see Suvetänav saab olema üks ilus proovikivi meile kõigile. Selle lahenduse osas, selle osas, kes seda hakkab külastama, kas hakkab külastama, kuidas, mis see välja hakkab nägema. Meie oleme omalt poolt lubanud, et kui see tänav avatakse, siis me paneme selle tagasiside vormi, et me saame omavahel tegelikult hoida siis kogu aeg jooksvalt olukorral silma peal. Aga kui meil täna selles mõttes Suvetänava projekti osas rohkem mingeid küsimusi või teemasid ei ole, siis ma arvan, et paneme nüüd tänaseks siin selle salvestusega lõpu peale ja saame veel sellises vabas vormis natukene omakeskis arutleda ja kohvi juua ja suupisteid võtta.